rõhuasetusega, et see arm on täna Jumala käest, et me oleme Jumala lapsed. Teate, me ei saa ise ka aru, kuidas me oleme Jumala pojad täna. No ma nimetan Jumala laste asemel Jumala pojad, võib-olla see on nagu natuke konkreetsem või niimoodi lähedasem, et see nagu otseselt räägib Jumala enda soost. Nii nagu ta ütleb, et Abrahami sugu on Kristus, on ju see nii konkreetne, on ju see, kes on sündinud taevast. Ja täna seda meelde tuletades, et meid ei pea toitma mitte miski see, mis on maisest sfäärist pärineb. Meid saab toita tegelikult taevas. Ja selles suhtes me peame endalt ka jätkuvalt küsima, kui me oleme nüüd Jumala poegade, ütleme, see keskkond, tema perekond, oleme koos, siis me peame kogu aeg mõtlema sellele, kes on minu allikas. Ma saan aru, meid rõõmustavad ja ütleme niimoodi elus rahuldavad väga paljud asjad, mida me kõike näeme. Ma tean palju kristlaskonda või mis iganes, mina ka olin kord selline, nagu läksid nagu taga ajama seda üleloomulikku sfääri ja see on ääretult põnev. Ma ei tea, kas see on igaühe sisse kirjutatud nagu mingi kood kohe. Sa nagu tahad seda lihtsalt, sest sa tead, Jumal toimib selle sees. Jumal on selle sees. Ja kui sa hakkad piibelt vaatama, vahel ma kuulen, keegi inimene tuleb minu juurde ja küsib, et vaata, sellest loost ma ei saa piiblis aru. Ma ütlen, millest sa üldse siis aru saad? Saate aru? Piiblis on kõik üleloomulik. Võta, mida sa võtad piiblis. Kas või see, et sa oled täna Jumala poeg, see pole ka loomulik. Saad aru? See on vahel, ma ei tea, mina mäletan enda päästeloost ka seda, et kui see pääste esile tuli. Teate, ma olen viimastel päevadel hästi palju nagu neid kuulanud, neid inimeste elulugusid. Ääretult põnev temaatika. Mõnes sa leiad täpselt enda. Ja võib-olla mõnes tunned sa ära kellegi oma õe-venna võib-olla niimoodi, kuidas nad tulid Jumala juurde. Ja ikka tekivad need huvitavad momendid. Ma küsin enda käest, kas mina tahtsin päästetud saada? Ma ei oska seda öelda, mina küll ei tahtnud eriti. Aga teate, Jumal tegi selle asja nii huvitavaks sees. Ja kui sa mõtled, see kõik hakkas pihta Jumala poolt. Ja nii nagu see päästetud saamine on ka nii, et kuidagi jalad lähevad sinna poole, ma vaatan, mis asja, kuhu ma lähen. Pea ei suuda nõustuda selle. Ja nüüd me hakkame arvama nüüd elus, teate, kui me oleme Jumala poegadeks sündinud, nagu see meist just oleks midagi. Teate, okei, ma loen siit võib-olla mõne kirja koha. Näiteks tuletades seda meelde, et mismoodi Jumala sõna sellele viitab või Jumala sõna seda nagu määratleb või kuidas ma ütlen. Paulus kirjutab ehleslastele 2. peatükis. Ma loen siit, ma loen 4. salmist siin 10. salmini. Ja pane tähele seda tendentsi, millega tähendab Paulus kirjutab, kuidas see on, kõik on tema. Mitte midagi, mina. Aga inimesed otsivad seda mina roll elus. Ja nüüd tekib siin kaos. Need ei saa kokku oma vahel. Sest kui elu on määratud, et kõik on tema. Lihtsalt, kui sa loed sõna ja mõtiskle selle sõna ümber, mida nüüd Paulus püüab lahti teha sellest nägemisest, mis talle on Kristus jaganud. Ta ütleb, aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Just seda rõhuasetust. Ajastul, kus me täna elame, ma tahan rõhutada seda ajastut, see on taevas mulle ja sulle. Taevas meile kui perekonnale. Ja kõik, mis siin sünnib, on taeva keskkond täna meie keskel ja meie sees ja meie läbi toimimas. Mitte midagi ei ole meist
temale. See oli see aeg, kui ma mäletan veel nii-öelda käsu all või kuidagi seal olin veel, kus ei saanud nagu aru, siis sa mõtled, Jumal, mida ma pean tegema, mida? Kas ma pean paastuma või pean ma palvetama, mida ma pean tegema, rohkem seda või rohkem toda. Ja siis sa saad aru, kõik mida mina iganes teen, on selle taeva toime minu sees. Kuidas Jumal mind on armastanud, vastavalt mina armastan. Teate, seda me õpime elu lõpuni. No see kõlab hästi, tead tegelikult. Nüüd ütleb, kuigi me olime surnud üleastumistes armu läbi, te olete päästetud. Tähendab, taeva kingitus päästis meid. Ning on meid koos Kristusega üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses. Nüüd on kohe niimoodi, et iga selle salmi lõpus on nagu selline mõtisklus. Tähendab, mis siin on siis enam minu selle olemise inimlikkuse asjadega enam pistmist, kui see kõik on tema ja Kristuses olemine. Taeva kingitus peale selle, see on veel taeva and. Mõista, see on, halleluuja, kui vägev see on. Ta ütleb, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu asukohaga Kristuses Jeesuses. See vajaks mõtisklemist natukene. Siin ei ole minuga mitte kõige väiksemat pistmist enam. Sinuga ka ei ole pistmist. Kõik pistmine on temaga. Oi, et me selle ära tabame. Ma olen tema sugu. Ossa lugu. Ütle, kes siis saab piire tõmmata, kes saab peatada, kes saab muuta, kes saab vahele tulla, kes saab lahutada, kes saab, ma ei tea, mis iganes. Ei ole võimalik, sest kõike, mida Kristus teeb, teeb ta täna perekonna ühenduseks. Mitte midagi ta ei tee lahutust. Või kurat on ainult lahutaja. Temal on ainult kõike ühendav. Halleluuja. Ta toob oma perekonna kokku. Väheline. Halleluuja. Ta ütleb, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on Jumala and. No, mõnes kohas ta ütleb kink ja nii edasi. No, saate aru, asi on ikka see sama. See on taevas on nii-öelda tabanud sind või kukkunud su sülle. Ja mis ma pean tegema ennast nüüd väärtuslikuks selle jaoks või? Ja kuidas ma saan teha seda? Inimene alati nagu Jumala ees olles, ma saan aru, täiesti inimlik olemine. Küsi, Jumal, aga mis mina? Tegelikult tema alati ütleb, vaata mind. Nii on. Tead, meie peaksime pidurit panema ja puhkama natuke. Nagu öeldakse, puhka jalga või palju jooksnud, aitab küll. Vahepeal puhka jalga. No, ütleme inimlikud ütlused. Nii, ta ütleb mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Halleluuja. Ma ei tea, kas sa oled väsinud tegudest või kuidas olukord on sul näiteks isiklikult. Ma ei tea, viimane aeg ma olen küll lihtsalt nagu, ma ei tea, mis see hea sõna on, nagu levotan või ligunen või lihtsalt Jumala ees ja ütlen, Jumal, küll sa oled hea. Räägin ainult Jumalaga Jumalast. Ma kuulen seda ka, et ta räägib minuga minust ka. Tead, see on tagasiside. See on pigem see pool. Halleluuja, see on nii hea, nii hea. Ta ütleb, sest meie oleme tema teos. Või poeesia, no erinevates tõlgetes algkeelest ütleb lausa poeesia. Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Vaata, kui sa nende sõnade juures oled ja nagu, ma ei tea, sisened nende sisse. Ma olen vahel Jumalale ka öelnud, et tead, vahel mõned need kirjakohad on nagu pähe kulunud, juba loetud nii palju, aga ma ei ole suutnud nagu nende sõnadele sisse saada või siseneda või kuidagi, kuidas ütelda, sõnaga samastuda.
on ju, liguneda niivõrd selle mõtte või sõna sees, et sa ei saa enam aru, mis, lihtsalt toimub, sa oled nagu üks temaga. See on nii hea on kogeda, teate seda. Kes võiks meile õpetada seda õpetust, kui püha vaim ei õpeta? Mitte keegi. Autor on ainult see, kes saab teha asju lahti, mida keegi ei saa sinule ega minule lahti teha. Vaadake, ma toon lihtsalt siin ühe pildi veel. Lihtsalt siin sõna, või siit lihtsalt sõnast vaadates neid asju. Te teate seda lugu Samaaria naisest. Täpselt seesama asi. Täpselt seesama asi. Vaat siin ta ütleb ju, Jeesus vastab siin naisele. No, teate seda lugu, kuidas Jeesus tuleb, ütleb, anna mulle juua. Ja siis naine on imestunud, mis asja sina juut räägid minuga, samaarlasega. Mis asja, kuule, need ju pole kunagi keegi niimoodi rääkinud, mida sa teed või toimetad, nagu sa teed mingid oma asja teed või meil on omad traditsioonid siin ja me elame nende asjade järgi ja no umbes mis sünnib, täiesti midagi sellist ebastandardset või ja siis seal on teada ju, et juudid väldivad igasugust kokkupuudet samaarlastega. Vaat üks on püha rahvas, on ju. Nad on teinud ennast pühaks. Kuidas nad on teinud? Jumala eeskirju täites on nad saanud nii pühaks, nad ei sobi enam teistega. Lihtsalt ei sobi, ei sobitu. Ka kogudusel võib tihti see oht olla. Ei sobitu enam teiste inimestega. Mille pärast? Minu tegu on hakanud maksma. Aga mida siin Efesus kiri ütles? See ei ole meist. Ja kui midagi on meist, siis on kohe kiitlus. Sa ei saa neid lahutada ära. Aga midagi ei ole meist, et kellelgi ei oleks millegiga, kellegiga kuidagi, millegist kiidelda. Jumal on selle välistanud. Igatahes, läinud. Nii, ja nüüd Jeesus vastab temale. Kui sa ainult teaksid Jumala kinki, kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning ta annaks sulle elavat vett. Teate, Iisraelis on see vee temaatika on selline, et kui sul on vesi, siis sul on elu, vett ei ole, sa sured. Seal ei kesta kaua ilma veeta. Ja seda vett peetakse lausa nagu elu sümboliks. Ja seal on, teate, see Jaakobi kaev ja kõik need asjad seal, kuidas seal nad, ise ta jõi ja kõik tema sulased ja kõik seal ümardajad ja kõik loomad said sealt joonuks. Aga selle asja sisuline mõte on nüüd. Tuleme selle vaimuliku mõtte juurde. Jeesus ütleb, kui sa nüüd teaksid Jumala kinki. Tead, sulle antakse juua vett ja nüüd ta ütleb, kes seda vett joob, ei anu enam mitte iial. Kes seda vett joob. Mõtlen, siin meie matemaatika läheb ka nagu ei tea kuhu. Tähendab, me ei saa enam kaasa mõelda inimliku mõttega. Siin on Jumalaga suhe peab olema. Sa oled joonud seda vett. Ma räägin, seda vett ei saa su seest enam keegi ära võtta, kui sa oled selle sisse joonud. Jumala riik on seespidi sinu sees. Sellest veest ei ole võimalik mind lahutada, aga vett minust ega mina veest. Või kuidas ütleme, Kristus minus ja mina temas. Seda ei saa lahutada. Mõistame? Vaimu side temaga. Täpselt, see on üheks saanud tema endaga. Mina olen joonud elava vee, vesi on saanud minuks ja mina teatud mõttes veeks. See ei arvuta tead enam palju mõistuse mõtlemisega, aga mõtte sisu, ma räägin, on selles nii üks olemine tema endaga, rohkem üks enam olla ei saa. Sa sööd või jood ühe toidu, see saab sulle elu energiaks, kuidas sa lahutad energia iseendast. See ei arvutu kuidagi. Vaadake, inimest on pandud otsima nüüd seda vett. Inimesed kõik otsivad seda vett. Valedes adressaatides, valedes kohtades, nii edasi. See vesi räägib meile päästest. Sa oled saanud päästetud. Ma saan aru, on igasuguseid õpetusi. Ma räägin, maa on täis erinevaid õpetusi. Üks ütleb, kus sa selle pääste leidsid?
Siis järgmine hetk on, oota, kuhu sa ta kaotasid? Mismoodi see on? Jeesus ütles, kes seda vett joob, see ei janun enam iial mitte. Mis asja, kuhu sa jälle selle vee ära kaotasid? Oota, mis vett sa üldse jõid? Kuule, anna andeks. Sa pole seda vett joonud, mida Jeesus sulle annab. Saad aru? Või sa oled nii petetud, et sa ei saa enam üldse aru, millest jutt on või millest jutt käib. Täpselt. Seda vett ei saa enam meist välja. Teate, see on hea uudis. Ja nüüd sa näed, mida Samaaria naine hakkab kohe toimetama või tegema. No seal vahepeal on mõned seigad ka, kui Jeesus ütleb, too oma mees siia või siis ta ütleb, aga mul ei ole meest. Ja siis ta ütleb, sa oled õieti öelnud ja et 5 on olnud ja 6, kellega sa elad, ei ole sinu mees ja nii ja naa. On ju need asjad. Ta ütleb, siis ta tunneb ära, et on ju ta prohvet on. Ta saab aru, Jeesus teab temast kõike teab. On ju, mida vaim ei teaks minust, kuule. Kes on minu elu vaim? Kuidas see vaim ei peaks minust mida teadma? Teate, see on nii hea. Ma ütlen, mitte midagi, ma rõhutaksin seda. Mitte midagi ei ole sinust endast. Kõik on temast. Mitte, et mina olen armastanud Jumalat, vaid hoopis võti on tänasel päeval see ilmutuse valgus, mis tabab meid. See armastus on temast. Ja kõik, mida mina iganes armastan, on ainult selle armastuse tagajärg, et ma olen tundnud tema armastust, tema elavat vett joonud. Kõik on tagajärg, on ju. Ma olen sellest tohutust andestusest, kui niimoodi öelda, sellest lõpmata eluohvrist, mis minu eest on toodud, ma olen osa saanud. Kui ma olen osa olnud, siis ma hakkan teistele jagama. Ma ei saa enne jagada. Ma ei saa armu anda. Polles ise armu saanud temalt. Esimene küsimus ma tahan rõhutada elus on, mida ma oman temalt. Just. Ja see, mida ma oman, on taeva kingitus. Ma küsid jälle, mida sa tegid, mida sa sõid või mida sa aastusid palvetasid. No ei ole teinud, no ei saanud teha. Pole tahtnudki teha algul, on ju. Ma mõtlen, kuidas ma selle elava vee endasse sain. Jumal pani selle minu sisse ja nüüd ta ütleb, sellest ei ole võimalik enam lahutada. No ma saan aru, mõned kratsivad kukalt ja mõtlevad aga näinud seda, näinud teist, kuulnud seda, 3., 4. olukorrad räägivad hoopis vastupidist. Ma ei räägi nendest, kes on täna petetud. See on pettuses olemine. Aga me räägime täna tõest Kristuses. Ja tõde Kristuses, sellest ei ole mitte midagi sinust. See on 100% tema ja sina vaatad pealt, imetled tema ilu, tema au, tema kõiksust ja selle sama ta on andnud igale oma pojale. Sa ei ela ilma temata. Ja tema ei ole ka ilma sinuta, ma võin ka seda öelda. Nii et jällegi on üleval see küsimus, kui sa teaksid Jumala andi, kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua. Ja siis sa paluksid teda ja ta annaks sulle. Ja sina oled tema ja tema oled sina. Sünnib midagi ägedat. Oi, see on äge. Teate, seal on niisugused pöörded, mis sellega seoses tulevad nüüd sinu sisse. Vaat inimene otsib midagi üleloomulikku, ta ajab elust taga, ta saab aru, see elu mind siin ilmas ei rahulda. No kõik, mis minu ümber on, see ei ole see. Ma vajan midagi palju enamat, rohkemat, ägedamat. Ja siis sa kuuled taevast Jumala häält. Ja siis mõtled, appi, ja kas nii lihtsalt asjad käivadki? Ta lihtsalt räägib ja nii ongi. Ja sa esitad küsimust, aga kuidas? No siis küsitakse, no mida sa siis oled nagu saanud? Keegi ütleb, ei ma kuulsin Jumala häält, aga mõni ütleb, ma kuulen iga päev inimeste hääli, aga mitte midagi see mulle ei anna või ei ole või nii ja naa on ju. Tähendab, tema varustab sind sinu sisemises. Teate, allikas on tegelikult meie sees. Jumala riigist rääkides me ei saa rääkida nagu inimestena me räägime nagu see tuleks väljast sisse. Aga tegelikult see on sees olev, sees toimiv, sees tegev, seest esile tulev. Aga no inimeste keeles on ta nagu väljast justkui tuleks sisse.
no vahel kuuleme tõesti enda kõrval Jumala häält ja teeme tähelepanekuid ja määratleme asju. Vaat inimesed kõrvalt ütlevad ka nagu selles looski oli, et praegu on külviaeg. Või noh, põhimõttel on ju. Jeesus ütleb, ei, see ei ole nii. Miks te vaatate sellele, mida inimesed teevad, et praegu külvavad põllul vilja? Jeesus ütleb, ei. Te ei saa niimoodi. Te peate oma pilgud üles tõstma ja vaatama põlde, need on lõikuseks valmis. Ja siis jälle mõtled, oota, see ei arvutu praegu. Teised panevad vilja maha, külvavad ja Jeesus räägib hoopis mingit imelikku juttu. Lõikusaeg hoopis. Mis asja? Ja siis me oleme jälle segaduses. Kuule, mis on lahti? Teate, meie elus, kui me oleme Jumalaga kokku saanud, paljud asjad enam ei arvutu. Ma kuulasin näiteks eile seal ühte venda seal, kuidas ta oli, Valeri Barinov või kuidas tema nimi oli. Nüüd ta elab muidugi Ameerikas, aga ennem ta oli seal Peterburis ja kuulates lihtsalt tema lugu ja mõeldes selle üle, tead, sa oled valmis minema kõikjale, on ju? Seal, kuidas teda sealt oli seal sõjaväes ja pidi minema sinna tribunali alla ja rääkis neid lugusid. 5 korral lihtsalt ime läbi, ta ei pidanud sinna minema. On ju? Siis kuidas teda võetakse kinni seal ülemuste poolt ja nii edasi ja no ta lõpuks lähebki vanglasse. Aga ta ei saa aru, et ta on vanglas, ta on nagu röömupaigas. Viiakse teistega kokku, ta igal pool kuulutab evangeeliumi. Täiesti huvitav tegelane on ju. Ja ta oli muidugi muusik, selline tegi rockmuusikat sellist kitarriga ja sellist ja siis käis üle kuulamistel, viidi sinna mis ta on, sinna neuroloogia või sinna osakonda haiglasse lõpuks, et ta on keeranud ära ja ütles, ja seal ees ka üks juut arst. Ja siis seal ennem poliitikud tegid selgeks. Miks sa kuulutad üht Jumalat? Ütle selle Jumala asemel pigem, ma kuulutan teile Jumalaid. Pole meil üldse probleemi. Jumalaid on maailmas väga palju. Miks sa seda ühte kuulutad? Jeesus Kristus on sinu Jumal. Miks sa seda ühte kuulutad? Kõik nii vihased, nii närvis mehe peale. Tema ei saa teisiti. Ja ta ütles, ta sees selline rööm. Lihtsalt ei tea, kuhu röömu panna. On ju? Saadetakse ühest kambrist teise kambrisse. Ta on kogu sellise röömu laksu all. No mitte midagi teha ei saa. Siis läheb ta, kui ta sinna psühhoneuroloogiasse läheb, seal on arst hakkab küsima. Arsti esimene küsimus on see, millist Jumalat sa usud? Aga arst on juut. Ta ütleb, mina usun Iisraeli Jumalat, seda üht ja ainust, kes on maa peal, Jeesust Kristust. See oli nii üllatunud. Assoo, mina usun ju ka seda. Noh, et samal lainel. Teate, Vene aeg, 70-ndad, täitsa ulgead, su iga sõna on pea maha võib-olla. Sul need isegi need, mis nad on, need iganes seal ülekuulejad, kes on, isegi annavad sul juba nõu, kuidas sa peaksid vastama, et sa kergema koodeksi alla lähed. Et kus see asi väga range ei ole. Teate, see on nii, sa ise naerad ka seal, selle juures. Olukord õhus on katastroofiline. Teised annavad nõu, et sa kuidagi kergemini pääseksid. Ja tead, ta ütleb, minul sees täielik suva, sest ma olen sellise rõõmu osaliseks saanud Jeesuse Kristuse läbi. Ja ta ütles, kui ta käis läbi need erinevad kohad ja siis ütles, kui ta siis maalt ükskord siit pääses, läks Iisraeli. Ja Iisraelis seal võeti teda vastu, kui endine muusik ja tema kassetid juba olid mingil, need lindid ja mis siis tol ajal liikusid, olid levinud ja ta oli juba küllalt kuulus oma sellise rockmuusika stiililt ja nii edasi. Siis ta ütles, kui Iisraelile ta läks, siis teised hoiatasid kõvasti. Ära sa Jeesuse Kristuse nime maini. Räägi Iisraeli Jumalast sellises, laias mõistes ja et mina usun Iisraeli Jumalat ja kõik, siis on öeldi, et siis on sul kõik ilus, hea käekäik. Ja
kui ta Iisraeli läks, üks suur meeskond, seal ma ei tea, mingi auditoorium tekkis sinna kuskil, ma ei tea, kes temast olid kuulnud ja nii ja naa. Ta küll reisis sealt edasi, aga hakkas seal rääkima ja siis küsiti ta käest, et võib-olla, kui sa nüüd tunned nagu Jumalat, aga kõigepealt võib-olla sa palvetad siin. Ja tead, kui ta palvesse läks, ta ütles, ta kaotas kõik ära, mis talle räägiti. Ta läks esimene asi Jeesuse Kristuse lunastuse juurde. Kõik, mis ristil sündis, ta palvetas kõik seda Iisraeli üle. Ta ütles, ta sai aru küll. Mõned tõmbasid justkui kivi kätte nüüd. Lööme ta maha. Kes ta selline on? Ta ütles, teda täideti taevas sellise võidmise ja röömuga. Ta ei teadnud enam, mida peale hakata. Ta ei vaadanud enam mitte taha ka, kas mõned kivid lendavad või ei lenda. Aga pärast, kus hakkas talle tulema neid, ma ei tea, sõnumeid, kus tal siis kirju või mismoodi helistamisi, igalt poolt kõik ütlesid, see oli parim, mida sa tegid. See oli väga julge esilastumine. Ta ütles, ei, mina ei tea mitte midagi. Mul kästi palvetada, aga palves ma kaotasin ju kõik ära. Ma läksin oma elu sisse, kus ma olen. Teate, kui lahe see on. Ta ütles, et edasi viidi teda seal Inglismaale. Inglismaal juba öeldi tere tulemast, selline tuntud mees ja niisugused, kus sa oled ikka juba 13 aastat vanglas istunud ja näinud seda teist ja kolmandat ja et siis viidi ta, tema tahtis ise ka minna, tahtis minna piiblikooli ja saigi piiblikooli. Võeti vastu. Ja siis sealt püüti talle selgeks teha, see on väga tore, et sa oled piiblikooli tulnud, aga tead, nüüd tuleb sul ikkagi panna see nagu ülikond, kõik lips ette, sinust saab tulevases pastor, nii ja naa. Ta sai aru, mind tahetakse võõraste sulgedega ka tehtima. Mina ja pastor, ta on vana rocklaulja, ta teadis rockmuusikast ja sellest ja siis kogudus, kus ta hakkas käima. See on küll venekeelne kogukond oli ümberringi. Ütles, et poliitikud tegid talle, mis poliitikud tegid. Aga nüüd tuli see, kuidas öelda, see Bratski Savet või kuidas öeldakse, vendade kogu kutsuste korrale ja tegid tal korra üle. Ja ütles, siis ta ei saanud ära mitte millegist aru. Kus on need tõelised? Jeesus on, vaata, ta oli Jeesuse käest saanud siin, kui ta Venemaal oli, väga palju sõnumeid. Ta oli tema ise, aga igal pool, kus ta elus käis, talle öeldi, sa ei ole ise, vaid sa oled nii, nagu meie ütleme, nüüd oled sina. Ja siis ta sai aru, see on üks vägistamine. Mind pannakse vormi, kes ma ei ole. Ja ma ei tea, kuidas sina Jumala lapsena tunned, kui sind püütakse ehtida võõraste sulgedega. Või sulle öeldakse, sa pead olema elus tubli. Mis iganes milles. Ütleme, kui niimoodi kristlaste keskel rääkides kristlastega, siis sa saad aru, ma olen see, kelleks Jumal on minu päästnud. Ma olen tema perekonnas tema poeg. Ja minu suhe on minu südame ja tema südame vahel. Ja tänu Jumalale, kui vennad kõrval mõistavad. Aga kui see vendade kogu mind välja kutsub ja mind kiriku korra alla paneb, siis see on täpselt nagu maailm. Seal pandi vanglasse, nüüd ma olen ka vanglas, aga mitte trellide vanglas. Saate aru? Kiriku vanglas. Vahet ei ole. Ja ta ütles, kuidas siis sealt jälle pääses, kitarri kätte sai, oma muusikat looma hakkas ja need laulusõnumid hakkasid tulema ja muusika hakkas sündima. Siis ta ütles, ta oligi nagu ta oli. Vaata, nüüd täna on see küsimus, kas sina oled sina ise või oled sina keegi teine? Need on küsimused, mis peaksid panema meid täna mõtlema natukene järele. Kas sinul lastakse olla sina ise? Või sa ei ole sina ise? Sa oled keegi teine. Sa oled mingis organisatsioonis, süsteemis, struktuuris, täidad kellegi korraldusi ja sa küsid, aga miks ma neid asju üldse teen? Milleks peab neid asju tegema? Jeesus pole mulle mitte midagi sellest rääkinud. Ma saan aru, varem või hiljem me puutume nende küsimustega kokku. Ja nüüd ma ütlen, kas sa julged jääda selleks, kes sina oled, sest midagi ei ole sinust, kõik on temast.
õnnistatud oled sa üksnes selles, kuhu tema sind ja mind on kutsunud. Sest midagi ei lähtu meist, kõik lähtub temast. Ja selles viimased saavad esimesteks, esimesed jäävad viimasteks. Me ütleme, me ei saa aru enam, pole vaja aru saadagi. Sina oled sina oled see esimene, sest sina jäid ise endaks. Ma ei tea, millene see meie kõrvades praegu nagu kuuldub või on. Kuulates seda meest, seda Valerit seal, mõtlesin ka, nüüd täna ta on kuskil 70 või paar 70 pluss seal aastat juba ja haarab jälle kitarri ja paneb oma rokki tead. Jumal kutsus teda selleks. Mõned ütlevad, ei saa aru. Ta ütles, kui paljud kogudused on püüdnud teda küll riidesse panna õieti, et välja näeksid õieti, rääkima õiget sõnu, et sa õieti väljendaksid. Ja tema on ikka tema ise. Seal ka lasti neid pisikesi klippe tollest ajast, kui ta oli selline hipi aja poiss, veel pikkade juustes siin õlgade juuksed olid, ma ei tea, kus need välja võetud oli, aga nad kuskil on vist olemas, ta oli Peterburis seal. Kuskil nükke tänavatel poistega kuulutas evangeeliumi ja kuidas seal poiste terve grupp sai seal päästetud ja kuidas nad siis hakkasid tegema seda kristlikku rokki. Natuke aega ja jälle kinni. Sest nad tegid avalikes kohtades on ju. Anti nõu, no ei saa aru, tähendab ei lasta sinul olla sina ise. Vaadake, see on täna teema. Ma ütleksin sulle ka julgustavalt. Julge olla see, kellena Jumal on su päästnud. See on kõige lihtsam asi elus. Ja pane tähele, kus kohta sa iganes läheksid. Igal pool öeldakse, sa pead olema kameelion, sa pead võtma meie värvi, meie kuju, meie näo. Vaata, muidu ei tunta Kristust ära. Kas ikka need asjad niimoodi on? Jumal on meid võidnud sellena, kellena ta meid päästis. Ta ei päästnud meid kellegi teisena, kes me ei ole. Midagi ei olene sinust, kõik on täna temast. Ja sa oled see, kes tema on sinu elus. Tegelikult see on nii lihtne. Aga samas, kui raske. Nii palju muid hääli on ümber. Ja kõik tahavad vormida sinust seda kuju, kes ta ise on, kes sulle seda räägib. Ja seal ei lasta sinul või minul kasvada sellisena, kellega Jumal mind on päästnud. Ja mõtlen, ma kuulasin seal paljusid teisi neid, eriti paljud olid sealt Venemaalt väljunud, kes oma neid lugusid seal räägivad, aga kuidagi see elu tundub nii sarnane olevat. Sa oled kusagil, justkui, kus sulle nagu ei meeldiks ja samas meeldib, aga sa pead alati jääma sinuks endaks. On see kerge, ei ole kerge ja nii edasi. Ja ma saan aru ka, vahel siin meie elus tekivad, hiljaaegu üks vend ütles ka, et tema jooksis nagu oma elus ka umbe. Niimoodi, et olles kristlane, kõik oli tore, aga vaata, kui ta hakkas tegelema piibliga, hakkas tegelema Jumala sõnaga, sai aru, kui palju on piiblis vasturääkivust. Aga paljud ütlevad, ei ole üldse. On ju? Ma ei tea. Aga kui inimene loeb oma meeletasandil püha kirja, kus sa oled omadega? Väga tõsine, tegelikult see on väga tõsine selline dilemma, mis meie ees seisab. Aga mida edasi, kuidas edasi? Ma ütlen, siin on esimene asi on see, ma pean pöörduma oma päästja poole. Kes tema mulle on? Mida tema ohver mulle tähendas? Kelleks tema mind on sünnitanud? Kes mina nüüd temas olen? Kus kuningriigis ma nüüd asun? Ma pean esitama need küsimused. Ja vastama nendele küsimustele, sina oled kõik ja kõigeks. Seda ma tean. Ja see, mis Kristusega kokku ei klapi, viska riiulisse. Või mõni asi võib, ma ei tea, lendab ka prügikasti, las läheb, pole vahet. On ju? Ma võtan vastu seda, mida Jumal on mulle ilmutanud. Ma ei saa olla see, kes ma ei ole. Ma ei saa võtta neid sõnu, kellena Kristus tegelikult mulle ei ole ennast ilmutanud.
Ja selles suhtes ma tahan öelda, julgeme jääda nendeks, kellena Jumal meid päästis. Ma usun, me kõik selles omame nagu mingisugust seemet tema käest. Sest meil kõigil on taevane kutsumine. Kõigil meil on. See nagu ta ütleb tarkus ilmutuse vaimu, et me tunneme ära on ju selle, kes on Kristus. Ja selle kutsumise lootuse, milleks tegelikult me oleme eesolevaks eluks oleme kutsutud üldse. On ju selle taevase pärandi, kuhu me oleme suunal, on ju see lõpmatu, see ülemäära suur vägi ja kes nüüd Kristus on meile saanud, on ju peaks ja meie tema ihu kogudus kui täitmas kõike seda, mida siis pealt nagu ihule tuleb ja see kõik voolab meist läbi ja igast ühest voolab läbi konkreetne taevane roll, kelleks oled sa kutsutud. Ja see on Kristus. Ühise nimetajaga ta on Kristus, aga nüüd ta tuleb välja väga erinevates olukordades. Ühel ta särab meeletu võib-olla sellises röömulaviinis, teisest tuleb ta erilises tarkuses esile, kolmandast ta tuleb võib-olla mingis õpetuse vormis esile, üks kargab hoopis maalt minema kuskile teistele maadele missionisse, ta ei saa seal olla, sest jalgealune põleb on ju, et püha vaim lihtsalt süütab. Ja siis sa oled, leiad ennast selles rollis, kelleks ta sind kutsus. Ja sa ütled, ma ei tea mitte midagi muud. Ma tean ainult teda. Teate, kui vabastav see on. Siis sa liguned ja laguned seal tema ees, siis sa oled nagu nii samastunud temaga. On ju? Sa elad tema hingust, sa võtad tema kõike, mis temalt tuleb ja nüüd sa jagad seda. Ja nüüd, kui ma näen korraga kirjasõna lugedes, aga sellisena ma Jeesust ei tunne. Ja mis nüüd saab? Jätan ta sinna paika, kus ta on. On ju, võtan seda. Vaata nüüd siin, sa pead millelegi surema. Saad aru? Ma saan võtta vaid seda, kellena Kristus mulle on end ilmutanud. Kristus, või noh, elu Jumala poegadena on täna ilmutuse elu. Ta on lihtsalt selline prohvetlik. No, prohvetlik, see on nii laias mõistes, ma mõtlen. Nägemine. Nägemise mööde, see on nii lai. Neid eri viise on prohvetluses väga palju. Kuidas on sulle tõde ilmutatud? Ja sa saad liikuda nüüd selles tões. Noh, kes on sinu Kristus, piltlikult öeldes? Kes ta on ja kes ta ei ole? Ja sellepärast mäletate, Jeesus ütleb variseridele, tee silmakirja teenrid. Miks te näidendit teete mulle? Või noh, kellele iganes rahvale? On just ta nimetas, loete pikki palveid, teete seda, teete teist. Aga miks te ei taha olla need, kes te tegelikult olete? Saate aru? On ju? Väga tõsine asi tegelikult. Miks te ei olete ise? Miks te olete keegi teine, kes te ei ole? Sest Jeesus teadis, keegi ju ei suuda selle järgi elada. Ma ei tea, kas see paneb natuke mõtisklema, julge olla sina ise, sest midagi ei ole lähtunud sinust ega minust. Kõik see lähtus temalt sinusse ja minusse. Vaatke lihtne matemaatika. Ja see, mis minu peas ei arvutu ja mina kokku viia ei saa oma Jeesusega, jäta see sinna paika. Jäta teistele see kont närida. See nendel ka midagi. Ma ei pea kõigist aru saama. See kõlab nüüd natuke võib-olla halvasti võib-olla. Vaata, me oleme kristlased nii. Me loeme kõike püha kirja. Kõike. Ja ütleme, see on Jumala sõna, see on Jumala sõna, see on Jumala sõna, see on Jumala sõna. Jah, see on kirja pandud Jumala sõnasse. Kas see on Jumala sõna? Kas püha kiri on minu Jumal või ei ole? Aga me peame varem või hiljem neid küsimusi hakkama endalt küsima. Ma ütlen, see katastroof, millest täna me kinni oleme, püha kiri on meie Jumal. Ja nüüd lahmitakse püha kirjaga. Ühtede kirjakohtadega, sest käsumeelne näeb käsu läbi, armu all näeb armu läbi. Ja nüüd käivad ühed üht vastu, teised teist vastu, ühed ühte. Seal kunagi lahendust ei tule, sest küsimus on, filter peab muutuma. Kristus peab saama selle maha võtta minult, see valgus. Oled tähele pannud ühte lihtsalt tõsiasja.
sa saad Kristuselt ühe ilmutuse pildi. Hakka pärast piiblit lugema. Lähtuvalt sellele ilmutuspildile, mida sa Kristuselt omad, näed sa ka püha kirja. Hea. Mõtle sellele. Ja siis ma mõtlen, vahel loed, aga ma olen ju nii palju seda lugenud. Kuidas ma ei ole sellest enne aru saanud? See on ju kogu aeg püha kirjas. Ma ei ole näinud seda. Ja saad uue ilmutuse Kristuselt, jälle loed püha kirja. No kus ma seni olin? Jälle küsid. Kuidas ma ei näinud? Ja sellepärast, ma ütleks, me peame andma lihtsalt need, kui me neid pühakirja salme loeme, lihtsalt, ma ei ütleks mitte palju lugema, aga lihtsalt ligunedes lugema. Sest siin oleme oma kallimaga koos, siin oleme me koos oma eluallikaga, siin oleme me koos, kus me saame elu peale, elu ülikülluses, elu ülirohkuses, elu tema täiuses. Me saame kogu aeg ammutada. Aga miski asi meid ei toida ega täida, jäta sinna paika, ära tegele asjadega. Kas pole aeg või mis iganes selle kohta öelda. Ei ole veel nägemust asja kohta. Sest me oleme tegelikult rahvas, kes kanname nägemust. Nii et tegelikult need on kõik väga head asjad. Nii et tõstes üles oma pilgud ja vaadates põlde, mis on lõikuseks valmis. Tähendab, mis Golgata ristil on ära toimunud. Lähtuvalt sealt olen ma see. Lähtuvalt sellest kuulutab Jumal minu üle. Ja lähtuvalt sellest saan ma liguneda tema sees, olla tema ees, lihtsalt nautida teda. Ja las ta voolab rohkem ja enam ja täielikumalt. Kõik, mis veel minu sees on nagu kuidagi varjul, tuleks kõik ilmsiks. See on meie tunnistus tema ees. Jumal, ma olen see, kellena sina mind oled kutsunud. Ma ei ole kellegi teise nahasse kutsutud või kellegi teise elu elama, vaid ainult seda isiklikku, seda tundlikku, see, millele keegi ei ole minu sarnane ja mina ei ole kellegi teise sarnane. Ma julgen olla täna see, kes ma lihtsalt olen. Ja kes ma olen? Olen Kristuses. Muud olemist maa peal pole, armsad. Väljaspool Kristust on surma olemine. Kõik väljaspool teda. Tema sees on elu olemine. Elu ülikülluses olemine. Ja nüüd ma näen, kõik on taeva kingitus. Kõik on taeva kingitus. Ja kõik, mis minu poolne on taeva kingitusest osa olemine. Väljendan mina seda osa, kuidas mina olen maitsnud taevast. See on Kristus, on ju? Nii ongi. Nii et, halleluuja. Ära nõua ka mitte kellegilt teiselt. Ma just täna kuulsin seal ka ühe selle Kozlovi või kes neid saate teeb, tema tunnistust. Ta ütles ka, kui tema Peterburis üles kasvas, ta sattus seal mingisugusesse 4 pühilaste punti. No 15-aastane poiss teab, punkarid, kõik suured kukeharjad peas ja nagu nad olid. Ta näitas ühte pilti ka selles suitsud ees. Mingisugune noor või nooremapoolne naisterahvas kargas selle, kui nad olid 12-kesi koos kuskil Vaksalis, mingisugune naisterahvas kargab äkki nende keskel ja ütleb, teate, meil on vaimulik koosolek, tulge ka, teate, teie elud saavad muudetud, te saate Jumala imesid nägema. Siis mõtles, et te julge naine kargab pimedas hämaras niimoodi nende keskele, igaüks jalutaks suure tiiguga mööda. Kristlased on, teate, sellist hullud. Ükke naisterahvas. Ta ütles, ta tänapäevani ei tea, kes ta selline oli. Ja ütles, et meil on seal üks koosolek, tulge sinna ja saab vägevad asjad olema ja kõike puha. Ja siin, seal nad läksidki siis teinekord sinna, kus neid kutsuti. Ja siis ütles, et ja siis need, üks mingi 4 pühilased ütles, et olid seal vanemad memmed sellised koos seal. Ja need ütlesid nii rahulikult, kuulake meid, väga head te siin olete. Pool tundi läheb mööda, minge välja, tehke suitsupaus. Tulge jälle sisse, kuulake edasi. Tehke jälle suitsupaus, tulge jälle tagasi. Ütles, kuidagi ta tundis, et neil lasti olla need, kes nad on. Neil ei pandud mingeid ahelaid, kohustusi, mitte midagi kaela. Ja siis, kui nad olid nõnda aega seal käinud, siis ütles, et äkki keegi memm müüab seal. Täna on see päev, kus on nagu laskunud teie üle otsus. Kas võtate Jeesuse oma elu isandaks või hülgate tema ära? Ja siis korraga Jumal kõneleb talle.
kui minu ei nüüd tuleb, siis ma olen igavesti üljanud Jeesuse. Ja tema astus välja, ta ei vaadanud, kui palju poisid järgi tuleb. Aga tema ütles, et mina annan oma elu Jeesusele. Ja ta tundis just sellepärast, et ta sai olla tema ise. Mis siis, et oli suitsusidumine ja need igasugused narkot ja mis nad seal juba kõike harrastasid seal, on ju. Ta ei teinud sellest välja, ta teadis, Jumal päästab minu sellest jamast. Ja nii kui ta sealt ka välja astus ja siis ka suits langes ära, need narkoasjad, joomised, kõik läksid korraga. Aga ta lasti olla tema ise. Teate, milline väärtus on sellel? Ja täna ta on nüüd pastor seal küll ingliskeelses koguduses Ameerikas ja nii edasi, teeb oma neid raadiosaateid ja asju. Aga kui sa mõtled, millest sai alguse, millest sai tema selle tõuke minna, on ju, seal ei ole palju tarvis, aga lasta Jumalal toimida. Ja siis sa kuuled, et vau. Ja ta ütles, tänapäevane tahaks teada, kes see julge, noor naisterahvas oli, kes kargas äkki oma keskele. No Jumal teab ainult, aga ma usun, temagi tuli püha vaimu võidmise ajel, tuli sinna ja pidi vabastama need mõtted. Me ei selgita neid asju, on ju. Ja samamoodi meil ka, oleme kuskil kaubanduskeskuses või kus iganes. Näed äkki üht inimest, Jumal hakkab kedagi näitama. Sa pead ta juurde minema, sa ei saa mööda minna temast. Et see võidmine sinu sees. Jää iseendaks, on ju. Ole see, kes sa oled. Sa oled julge. Sa oled julge nagu lõvi. Sina oled peremees olukorras. Ükskõik milline kurat sul kuskilt otsa vaataks. Ära karda. Jumal on sinuga. Tema toob ennast esile sinu ja minu läbi. Ükski kurat ei saa vastu seista. Ükski relv ei saa vastu seista. Ükski põrgu ei seisa vastu. Me oleme juba teate põrgust ka ära käinud või seal surma vallas koos Jeesusega. Kõikjalt, mida Jeesus läbis, kus ta läbis, läbisime meie ka selle sama ala. Koos temaga. Oleme taevases seisundis. Kuulutame taevast, vabastame taevast. See on elu olukord täna, armsad. Nii et julge olla taevases seisundis. See sama, kellena taevas on sind kutsunud. Ära püüa mitte kellegi inimese ees. Ma saan üks nii jama maala. Inimeste eest püüame nägusi teha või vahel, kuidagi nii. Nendele justkui, ma saan aru, kreeklasel olla kreeklane, juudile juudiks ja see küll, on ju. Aga nii nagu see Barinov ütles ka, et kui ta Iisraelis oli ja kui tal kästi palvetada, siis läksid tal kõik pidurid pealt maha. Seda teeb Jumal. Ainult Jumal. Aga pärast teised kiitsid, küll see oli vägev, mida sa seal tegid. On ju? Mis siis, et osa olid jube vihased? Mis siis? Aga Jumal sai hiljem neid kõnetada. Me ei tea seda, mida see endaga kaasa toob. Need hetked, armsad, need hetked. Halleluuja. Nii et ma ütlen, julge, anna tuld ja sul on tuli taga nagu nii, kui sa lähed. Sest püha vaimu tuli põletab sind ja sa lähed ja teed ja oled ja kuulutad seda, mida sa vabastad. Halleluuja. Nii et ma ei taha rohkem küll midagi siin enam öelda, aga kui kellelgi on veel siin jagada, olge head, andke tuld. Mul on üks küsimus. Tekib kuidagi üles, et kui inimene on nagu keerulises olukorras, ta on kusagil, ta on küll Jumala lapseks saanud ja ülevalt sündinud, aga ta ei ole osanud veel raskest olukorrast välja tulla. Maailma probleemid, töökohad ja asjad. Et kuidas sa annad nagu head nõu, et me ütleme, et hoiame silmad isa peal, eks ole, aga kui see probleem sind niimoodi kannustab, et mis hea nõu see on, et kuidas teda üles tõsta, kuidas ta ise nagu üles tõsta. Sa mõtled praegu kristlasega tegu või mitte kristlasega? Kristlasega. Ahah. Jah, teate. Vaata, me oleme juba heas olukorras. Jah, seda küll, aga kõik me inimesed tunneme tegelikult armastuse keelt. Vaadake, kui nõnda on Jumal maailma armastanud, vaadake, meil peaksid ka langema kõiksugused piirangud maha. Vahel on võib-olla sellised välised, võib-olla, et inimesed on niisugused ebameeldivad või kuidagi, ma ei tea, teinekord isegi lausa kurjuse all. Mine julgelt võtta kaela ümber kinni, ütle, tead, kuidas Jumal sind armastab. Või räägi talle seda, kes sinus on.
vabasta seda, kes sinus on, piltlikult. Hea nõuanne. Lihtsalt jälle julge olla see, kes sina oled. Sinu armastus on ära võitnud kurja vihkamise, mis iganes sinu vastas seisab. Seda on, võib-olla ei saa ära selgitada ühele, kuidas sa sellele pead tegema. Püha vaim sellel hetkel annab. Aga ole nii loomulik pühas vaimus. No või nagu ta ütleb, kui te kohtu ette lähete, te ei tea, mida te peate kostma, aga püha vaim annab. Vaata, see on see. Ma tean, ma olen seni elanud temaga, kas sellel raskel hetkel, kui ma ei tea üldse midagi enam, on ka tema. Kuidas ta? Ma ei tea. Aga see armastuse suhe, tähendab see keel, kõneleb inimestele rohkem kui 1000 sõna võib olla. Aga hea nõuanne. Päriselt. Ma ei tea. Jah, aga kuidagi mina toimiks nii. Lihtsalt. Ma tean, mul on ka palju neid hetki on, kus on täiesti silme eest nagu lööb mustaks või kuidagi nii. Noh, ei tea. Olukord on nüüd kõik jamad kokku tulnud. Ja neid tuleb nagu taevast, just kui kallatakse sulle kaela. Ja siis ma ikka ütlen endale, ma olen nüüd see, kes ma olen. Ja ma ei tea siis enam, ma lähen sinna sisse olukorda ja mis nüüd sünnib. Lihtsalt Jeesuse nimel lähen, Jeesuse nimel olen, Jeesuse nimel räägin tunnetust, mis antakse. Vaata, me ei saa ennast panna mingit teisi sulgi omale peale. Ma nüüd meenutan mingit õpitut või... Need ei tööta enam seal. Need on äkkolukorrad. Need on need, kus sa ei saa ette mõelda. Ja sa lihtsalt lähed. See ongi, sest isa tahab ennast austada. Ta tahab ise ennast ilmutada tegelikult igas olukorras. Ma rääkisin nagu seal, ma vaata selle, mis mul oligi see, vaata kui selle ühe seal jalgpallivõistluse ajal, kui ma seal olin, ka samamoodi on ju. See on nii äkk olukord. Ja juba üks tuleb ja pannakse juba rusikatega ja juba on mängus kõik seal ja sa tormad sinna vahele. Ma ütlen, nüüd rusikat nüüd mulle käib näkkule. Pole minu asi. Paned käed laiali Jeesuse nimel tagasi. No venekeelne seltskond ka kõik noormehed mingid venekeelset hakka veel. On ju? Ja paned käed vahele. Ütlen Jeesuse nimel tagasi tribüünidele. Ja hakkasid tagurpidi minema. Ja kõik nagu silmad käivad ringi. Nagu teemonlik. Täitsa teemonlikud vaated tead nendel. Nad oli nii viha täis, rokkisid oma rõvedusi ja nii edasi. Ja sa lähed ja sa vaatad, töötabki. Ta oled ise hämmastunud. Jumal, kas see on reaalne? On ju? Ja on reaalsus. Seal sa ei mõtle, et oota, mis ma nüüd ütlen, mis nüüd siis, kuidas, mis ma nüüd teen seal. Ei, sa lähed ja oled. Kohe, refleksist. Aga nüüd sa oled see loomulik. Vaat ma ei saa õppida, siin on ju midagi, kuidas käitud. Ei. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Tegelikult see on lihtsam, kui me aru saame, sest kogu aarde varakamber on sinu ja minu sisemus. On ju, me elame issanda varakambris. Me iga päev arutame neid kingitusi lahti.